6-päevaseks roadtripiks oleme valmis. Mul on seljakott, kohver, siin on mingi kott, ema, mis sul särgil on? Siin 2 kotti, mingi kilekott, mingi kott, mingi seljakott, IMC-l on ka seljakott veel. Ja see on vaid 6 päeva trip, aga no arvake ise, kellel kõige rohkem staffi siin kaasa on pakitud. Käisime, viisime, parkisime meie auto just ära ja campervan on käes. Ma arvasin, et see on nii, et tuleb mingi mehik ja tuleb kuskilt välja, annab autovõtmid, sõida, aga ei, see on ikka väga suur ettevõte selles mõttes, et ülipalju erinevaid kämpereid on neil rendiks ja see ooteala seal oli ka mega suur, see oli pungil rahvast täis ja siin on siis meie campervan, aga ma teen teile hiljem siis täpsema tuuri, aga let's enjoy now. Isa sõitis siuke minut aega selle autoga ja ütles, et mina tulen rooli, et ma saan nüüd hakkama sellega. Nii et let's pray, et ma päriselt saan. Oh my god, kui käe. Poolteist tundi. Appi! Pole võimalik. Ma kõndisin liiga ookeani ääres, mu kost täiesti läbi märgnud. Ühesõnaga, 1,5 tundi paaditrippi nüüd delfiinide seas on done ja väga mõnus ja väga äge oli seda kõike kogeda ja mille üle mul ka väga hea meel, siis 50% nii-öelda siis sellest piletirahast nägu läheb heategevuseks. Päris naljakas on praegu vaadata, et seesama firma van, meie oma on too seal, on ka siin. Ma nägin seda vanni enne, siis kui me sealt minema sõitsime. No vot, ei teagi, kas põrkab veel kuskil kokku. Ei saa, ma alati võtan ikka mingi friikad millegiga, see on lihtsalt lemmik. Ja vanemad võtsid siis kalafriikatega, sest et see on Aussis väga populaarne ja mina võtsin siis kanasnitsli. Kell on 9:30 õhtul ja ma teen oma õhtuse kodujuustu ja siis banaani ja täna on olnud väga väsitav päev. Ma teen teile homme täpsemalt selle vänitiiru ja kõik muud asjad. Nii et good night.